Ja me räägime siis õppeaasta lõpust õpetajale ja klassijuhatajale. Esimene asi, mida õpetajad peaksid silmas pidama, on, et õpilastele lisatakse ära kõik vajalikud hinded ja põhikooli õpilastele siis kindlasti aastahinded, gümnaasiumi õpilastele kursuse hinded ja kui kõik toimingud päevikutega on tehtud, siis tuleb ka lukustada päevik. Seda saate siis teha, kui kõik hinded on lisatud, kontrollite siit ülesse ja vajutate plussi alt lukusta päevik nuppu. Veel hindeid, mis tuleks kindlasti sisestada, on siis eksamihinne ja kui eksamihinne lisatakse punktides, tuleb lisada kindlasti maksimumpunktid ja kui riigieksami punktid erinevad koolieksami omadest, tuleks koolieksami või siis järeleksami sisestamiseks luua uus päevik ja siduda siis sama õppekava ja ainega, millega tavaline päevik ja lisada see koolieksami hinne lihtsalt sinna. Teine asi on iseseisev töö ehk siis teist tüüpi kokkuvõttev hinne, kus on võimalik valida loovtöö, uurimustöö või iseseisva töö vahel. Ja kindlasti tuleks hinnet lisades valida iseseisva töö hinne, mitte siis lihtsalt lisahinne, sest muidu seda ei kuvata aruannetes korrektselt. Kui on mõned õpilased, kes jäävad täiendavale õppetööle, on mitu võimalust, kuidas seda lahendada. Üks variant on jätkata samade päevikutega ja sealjuures viia ülejäänud õpilased üle ja aktiivsetena jätta päevikusse ainult need õpilased, kes on täiendaval õppetööl. Või siis mitte ühtegi õpilast üle viia ja kasutada hoopis individuaalseid ja grupitunde konsultatsioonide ja lisatööde märkimiseks. Kolmas variant on lisada täiesti uued päevikud ning lisada nendesse päevikute siis need õpilased, kes on täiendaval õppetööl ja mitme paralleeli klasside õpilasi saab siis lisada ühte päevikusse. Uude päevikusse märgitakse ära siis ainult tunnikirjeldused, puudumised ja vajadusel kodutööd ja hinded muuta ära siis ikkagi originaalpäevikus. Gümnaasiumiõpilastel tuleb täita ära ka lõpupäevik. Enne seda peavad olema kõik tavalised päevikud lukustatud, et kõik andmed jõuaksid lõpupäevikusse. Neid kuvatakse ainult sellisel juhul, kui õppekava alt on e-kooli administraator märkinud, et antud aine hinne on õppekavas. Lõpupäevikud koguvad siis aine jooksul saadud hindeid, kuvatakse viimast 3 aastat ehk siis tervet gümnaasiumit. Samuti kuvatakse ka kursuste arvu ning mitu kursust saadetakse EHIS-esse, seda on võimalik ka lõpupäevikust muuta. Ja lõpuhindeid saavad siis lisada ainult need õpetajad, kes on õppekava alt määratud lõpuhinde sisestajaks. Et kui te arvate, et teil peaks olema see õigus ja mingil põhjusel te hindeid lisada ei saa, siis tuleb pöörduda oma e-kooli administraatori poole, kes saab vajaliku muudatuse teha. Ja lõpupäeviku leiate siis siit õppekava ja ainekaart, valite gümnaasiumi, soovitud aine ja vajutate lõpupäeviku. Seejärel tuleb valida ka klass, 11 klass ja siit saategi siis lisestada hindeid. Ja samuti ka kõiki korraga, nii nagu ka tavalistes päevikustes. Ja kui tahate muuta kursuste arvu, siis saate seda samamoodi teha läbi turvapealkirja. On ka mõned aruanded, mis tuleks õppeaasta lõpus, eriti klassijuhatajatel kindlasti läbi vaadata, et üks nendest on EHIS-e hinnete aruanne, kus siis on võimalik vaadata üle, kas kõikidel õpilastel on kõik ained märgitud ja on ka kõik hinded saadud ja välja pandud, et EHIS-esse saadetav informatsioon oleks siis võimalikult korrektne. Õpilaste ülevaadet on võimalik vaadata ka õpilasmapist ning õpilasraamatust ja nüüd on ka võimalik klassijuhatajatel vaadata eelnevate õppeaastate tunnistusi. Võtate eilse aruanne ja hinnete aruanne. Siit saate valida klassi, need aruandeid ja teile kuvatakse ideaalis kõik õpilased, kõik nende ained ja mis hinded nad on nendest saanud. Samamoodi on võimalik seda ka siis Excelis täisekraanil vaadata.
Asjad, mida klassijuhatajad veel peaksid tegema, on kindlasti vaadata üle puudumised, et oleks kõik puudumistõendid sisestatud, arvesse võetud ja puudumiste aruanne annab siis ülevaate kogu klassi puudumistest ja hilinemistest. Samuti on võimalik üle vaadata hinnete statistika ja kokkuvõtvate hinnete aruanne, kus on siis ka puudulikud hinded ja klassi kokkuvõte. Et kui on veel mõni õpilane, kellel on mõned hinded saamata või parandamata, on võimalik siis veel viimased muudatused teha. Sündmuste aruannete all on meil olemas märkamiste aruanne, kuhu tulevad siis kõik õpilastele lisatud kiitused, märkused ja otsuste ja käskkirjade aruanne. Õpetajatel on veel võimalik vaadata ka oma koormusaruannet ja et kõikide nende aruannetega on nii, et olenevalt, kuidas teie kool on kokku leppinud, siis mõningad aruanded võib-olla tuleb teil ka alla laadida, mis on vaja tulevikuks arhiveerida, sest neid aruandeid enam järgmine õppeaasta, selle õppeaasta kohta ei ole võimalik vaadata. Kõik need aruanded leiate siit järjest, et on puudumiste aruanded, hinnete aruanded, hinnete statistika, kokkuvõtvad aruanded, näiteks tunnistused, kokkuvõtvad hinded, puudulikud hinded, et enamus, näiteks märkamised, et enamus aruannetel meil on siin ka prindinupp, millistel ei ole, on võimalik valida siis lihtsalt brauserisisene print ja siis saate selle PDF-ina alla laadida. Samamoodi on võimalik ka näiteks arenguvestluste aruanded, küsimuste aruanded ja kõik sellised salvestada endale, et järgmine aasta oleks siis lihtsam toimetada. Samuti, kui teie koolis on aineõpetajatel kohustus lisada käitumise hoolduse hindeid, siis tuleks need kindlasti kõik üle vaadata, et kõikides ainetes oleks need lisatud ja klassijuhatajal tuleb siis lisada ka aastahinded nende õpetajate hinnete põhjal, et seda saate teha hinnete päevikust. Ma näitan seda ka. Kui võtate minu passid, hinded ja siin on eraldi käitumine ja hoolsus. Ideaalis on siin lisatud õpetajate poolt hinded ja siit saate valida siis ka perioodi, vaatate üle kõik perioodid, et igas perioodis oleks hinne määratud ja õppeaasta alt saate siis lisada käitumise ja samamoodi hoolsuse aastahinded. Sellega oleks meie õppeaasta lõpp klassijuhatajale ja aineõpetajale läbi, et juhendeid leiate endiselt help.ekool.eu lehelt, meiega saab ühendust võtta kontaktlehelt ja samuti on meil väga hästi toimiv kogukond ja mõttekoda, kust saate võtta meiega ühendust. Aitäh!